Ma olen kogu aeg rääkinud sellest, kuidas ma esimest korda suitsetamise maha jätsin. Ja see vastab tõele. Ma olin päris mitu aastat nikotiini vaba, kuni siis pärast ühe pereliikme matuseid hakkasin uuesti suitsetama. Ja siis suitsetasin ka päris kaua. Lohutasin ennast ka teadmisega, et kuna ülemused ümberringi suitsetasid, et siis suitsunurgas sünnivad olulised otsused ja mingil kujul see isegi vastas tõele. Ma olin ilmselt informeeritum kui minu mitte suitsetavad kolleegid. Aga jätsin taas jälle maha, kui ma sain aru, kuidas see mõjutab mu lähedasi, kuidas mu enesetunne oli kohutavalt kehv jälle. See tüüp, kes seal alguses peeglis oli ja mind ehmatas, hakkas ka vaikselt niimoodi juurde hiilima. Ja jätsin maha teisel korral puhtalt tahtejõuga. Jällegi, tahtsin näha, kas on võimalik. Ei kasutanud nikotiiniplaastreid ega midagi ja selgus, et mul on päris palju tahtejõudu. Ja õnnestuski maha jätta taas. Ma olen tänaseks nikotiinivaba olnud 10 aastat. Mis ei tähenda, et ma ei libastuks. Ikka tuleb selline paari aasta jooksul kord või aastas mõnikord isegi kord ette, et ma kuskil peol olles palun mõnel sõbralt mõne maffi või teen ühe sigareti ja ühest küljest selleks, et endale kuidagi meelde tuletada, kuidas mulle tegelikult üldse ei meeldi, kui halb see enesetunne pärast seda on. Ja teisest küljest ma tean, et ma ei jää sõltuvusse enam, et mul ei ole seda ohtu. Aga ma tean, et see ei pruugi olla igaühega nii. Ehk mõnel inimesel on see, et ta võtab selle ühe maffi ja pärast läheb ostab kohe terve paki. Et ma kindlasti seda soovitada kellelegi ei julge. Aga kokkuvõttes ma saan öelda, et mul on hea meel, et ma olen nikotiinivaba, enesetunde pärast, lähedaste pärast, aga ka rahakoti pärast, sest ma hiljuti nägin, mis maksab sigaretipaki hind ja mul on äärmiselt hea meel olla ka selle pärast nikotiinivaba. Vana-aasta lõpp on kohe käes. Ma tahaks soovida teile kõigile nikotiinivaba uut aastat. Tehke need otsused juba sel aastal ja alustage uut aastat suitsuvabalt.